Tervist! Jah, tõepoolest vabakutseline kunstnik ja kuraator ja visionäär. Ma lähen nüüd vahelduseks kaadri teise serva, siis on videopilt tõenäoliselt huvitavam. Huvitav, kuidas see... see on väga hea torn. Kõigepealt nüüd selle foorumi materjalides kerkis see küsimus, et kas kultuur võib tuua turismi Võrumaale või ükskõik kuhu. Ma räägin teile ühe loo kultuurist. Kas te näete, mis asi see on? Kas ma olen praegu valguses? Ta on jube tillukene. Mis asi? Nooleots peaaegu. Peaaegu. See on põhimõtteliselt, ta on samast ajastust, ta on kivikirves. Mitte väga vana, umbes 5000 aastat, aga täiesti piisav. Kas kaamera ka näeb seda asja niimoodi suurelt? Ma igaks juhuks keerutan teda näpu vahel. Ta on umbes 5000 aastat vana, aga piisavalt väärikas, et olla talismaniks ja teda südame lähedal kanda. Aga mis on tähtis? Tähtis on see, et umbes selliste tööriistadega tehti omal ajal valmis esimene mammutiluust vilepill. Ja see juhtus 42 000 aastat tagasi. Ja kuigi koolitarkus räägib meile, et kunst ja kultuur tekib nagu piisava majandusarengu ülejääkide tulemusel, siis see on täielik jama. Vabandan väljenduse pärast, aga arheoloogia tõestab meile vastupidist. 42 000 aastat tagasi tehti esimene mammutiluust vilepill. Kas te kujutate ette, kui keeruline seda oli teha? See oli tolleaegne kosmosetehnika. Esimesed luust ahingud ja õngekonksud tekkisid inimese tööriistakasti 15–25 000 aastat hiljem. Niisiis, kultuur on majanduse mootor, mitte vastupidi. Palun mitte segi ajada. Ja täna ma räägin lähemalt teile maakunstist, mis on üks väga huvitav kultuurižanr, inglise keeles nature art, ja see kerkis esile 60. ja 70. aastatel uue keskkonnateadlikkuse tulemusena. Selle käivitajaks võib pidada Rooma klubi 71. aasta raportit kasvupiirid. Põhiliseks väljundiks on maakunstil erinevad maastikuinstallatsioonid, mis juhivad tähelepanu paikkonna keskkondlikele ja ökokultuurilistele iseärasustele. Ta püüab süvendada inimeste keskkonnatundlikkust, stimuleerida dialoogi, muuta inimeste käitumist teiste eluvormide suhtes. Ja siin oleme me nüüd tegelikult väga hästi selle külalislahkuse platvormil. Inimeste käitumine teiste eluvormide suhtes. See ei ole nagu mitte ainult see, et kuidas me suhtleme soomlasega, kes on siia tulnud, vaid see küsimus on palju laiem. See, kuidas me käitume metsa minnes, kuidas meie metsa minnes mets meid vastu võtab ja nii edasi. See kõik on selline kahesuunaline eetiline protsess. Ja siis kolmandaks see maakunst püüab kasvatada lugupidamist pärandmaastike ja pärandkoosluste vastu. Põhimõtteliselt eelistatakse nagu loodusest leitud või siis keskkonnasõbralikke materjale ja ideaaliks peetakse niisugust olukorda, kus teos nagu aja jooksul lagunedes muutub märkamatult selleks looduseks tagasi, et pärast ei ole seal vaja prügiautoga midagi koristamas käia. Maakunst seondub enamasti väga tugevalt kogukondliku tegevusega, haarates paikkonna rahvast, festivalide, töötubade, kõikvõimalike seminaride näol. Tihtipeale kaasatakse maakunsti käigus erinevaid keskkonnauuringuid, mingi konkreetse probleemi sügavamaks mõistmiseks. Ja praeguseks on maailmas olemas sadu maakunstiparke, või siis nendel võivad väga erinevad nimed olla, aga selliseid keskusi
mis on muutunud paikkondlikuks tõmbekeskuseks, arengumootoriks ja turismimagnetiks, sest ausalt öeldes ei saa olla ühel maapiirkonnal nagu niisugust ägedamat ja kindlamat müügiargumenti. Sellist sõna kasutatakse ka vahest. Aga seda kutsungit, et meil on siin metsas üks Andy Goldsworthi teos. Baba! See ei ole mitte ainult siseturismi argument, see on väga, väga globaalne võimalus. 1996. aastal pärast õpinguid New Yorgis ja 5-aastast praktikat The Studios meediakunsti ja meediakriitilise kunsti vallas sai mul kommertstegevusest ja Tallinna elust villand ja ma kolisin Ladina-Eestisse, metsa, oma maaliõpetaja Valdo Rohaka suveateljeesse Kütiorgu, kus on väga kasinad olmetingimused, aga täiesti hindamatud hingelised väärtused. Need olid mulle sel ajal tähtsamad, on ka siiani kõige tähtsamad. Ja mu piiritaguste sõprade seas oli tollal päris palju maalikunstnikke oli ka, aga maakunstnikke. Ja ühe Saksamaa residentuuri käigus sai must rahvusvahelise organisatsiooni Artists for Nature International Network asutajaliige. Rajasin Kütioru avatud ateljee, mis on selline mitteformaalne residentuurikeskus. Ja koos Anke Mellini ja koos Seung Hyuniga otsustasime ära kasutada Võrumaa väga silmatorkavat ja unikaalset loodust siin Baltikumis ja käivitada siin iga-aastane maakunstifestivalide sari. Festivalide periood oleks kestnud 5 nädalat, 3-4 nädalat osalejate residentuuriks, mille käigus õpitaks tundma siis selle paikkonna maastikke ja iseärasusi ja kavandatakse rajandavat kunstiteost. Sellele järgnenuks 1-2 nädalat maakunstiteoste rajamiseks. Ühele festivalile tundus realistlik ja logistiliselt hallatav kutsuda 10 osalejat, 7 rahvusvahelist ning 3 kohalikku kunstnikku. Otsustasin keskenduda Haanja looduspargile, mis asub Kütioru, mille servas asub ka Kütiorg ja kuhu 90ndate lõpuks oli tekkinud hea hulk turismitalusid ning toitlustuskohti, mis olid moodustamas midagi hajusa võrgustiku sarnast. Teoseid plaanisime tellida olemasolevate turismiasutuste, nendevaheliste ühendusteede, matkaradade ja vaatamisväärsuste lähedusse, et sellele võrgustumisele omalt poolt kaasa aidata. Eesmärgiks oli tekitada Haanjamaa külaliste jaoks meeli avav ja mõtestatud keskkond, anda maakunsti pargi näol ettekääne Võrumaa külastamiseks ja nendele, kes on juba kord kohale sõitnud, põhjus jääda võimalikult kauemaks, pikemaks ajaks ja seal kohapeal ringi liikuda. Festivali osalejate majutus oleks toetunud samadele turismitaludele, mille ümbrusesse kavatseti teoseid rajada. Festivalide käigus ning vaheaegadel plaanisime korraldada seminare, konsultatsioone nii kohalike elanike, ökoloogide, maastikuarhitektide, bioloogide ja geograafidega. Ühtlasi olime käivitanud piiriülese koostöö teiste maakunstiparkide ning mitmete selliste maakunstnike ühendavaid organisatsioonidega. Põhimõtteliselt 90ndatel oli Euroopa fondide vahendeid selliste ettevõtmiste jaoks üsna vabalt saadaval. Kohalikud omavalitsused oleks pääsenud minimaalse oma osalusega, millest märkimisväärse osa oleks saanud vormistada tehtavate tööde näol. Paraku see mõte oli 90ndatel ja 00ndatel alles nagu üsna võõras ja mul ei õnnestunud tegelikult neid
ütleme, kohalikke haldusstruktuure veenda nagu selle idee kandvuses. Meil õnnestus teha küll nagu mitmeid selliseid väiksemaid üritusi. Lõpuks 2005. aastaks oli meil siis ütleme maavalitsuse ja teiste haldajatega nagu juba selline piisav vastastikune usaldus tekkinud, et proovida käivitada siis selline maakunstifestival, esialgu väga väiksemahuline, ainult Kütiorus, nii-öelda pilootprojekt. Aga lõppkokkuvõttes nagu selle kõige viimasel hetkel me jäime taotlusega jänni, sest me ei suutnud teha tasuvusanalüüsi ega osanud põhjendada piisava täpsusega, kui mitu turismibussi lisandub. Sellegipoolest selline väiksem, ühesõnaga Kütioru maakunstirada lõppkokkuvõttes siiski sündis. Tulid kohale nii Ko Seung-hyun kui veel mitu kunstnikku täiesti oma kulu ja kirjadega. Ja uue raja kasutegur oli selgelt näha esimesest aastast alates. 3 punkti. Kõigepealt Kütioru suusakeskuse külastajad, kes olid varem niimoodi hajusalt laotunud üle metsa ja oma taarat ja prahti külvanud ühtlaselt, koondusid sellise kindla trassi peale. Selle koristamiseks ei olnud vaja muud, kui lihtsalt kord nädalas üks seljakoti tiir peale teha ja mets püsis puhas. Enne me kulutasime igal aastal, nagu me tegime sõpruskonnaga selliseid talguid, kus me lihtsalt kammisime metsa läbi, et seda sodi kokku korjata. See oli väga töömahukas. Teine asi, muutus külaliste kontingent. Lõugajad ja läbustajad hakkasid asenduma kultuurihuviliste matkajatega ja matkarajalt kostis järjest tihemini võõrkeeli ja turistide hulk kasvas. 3. punkt. Seda oli kerge märgata, sellepärast et matkarada möödub me akna alt. Siis, palju meil siin slaide veel on, see ongi viimane slaid. Kohe, väga hea. Ja põhimõtteliselt oli selleks ajaks majandusraskused ja bürokraatia mu ära väntsutanud ja kahju, et sel ajal kohalikule haldusaparaadile ei õnnestunud hinge pugeda selle ideega. Nüüd ma kujutan ette, on situatsioon nagu hoopis teine, kogu see institutsionaalne võrgustumine on kasvanud nagu suureks ja kuigi ma ise ei viitsi enam selle asjaga tegeleda, aga mul oleks väga hea meel, kui see mõte nüüd üles nokitaks ja kes iganes sellega viitsib tegelema hakata, siis ma olen suurima hea meelega valmis nõustama. Tänan tähelepanu eest. Oota, aitäh. Ma ei lase sind lavalt ära, sest me kutsume kohe kõik osalejad siia tagasi aruteluks, nii et vali endale mugav koht. Ja samal ajal võid meenutada ka ühte meeldejäävat külalist-lahkuse kogemust. Ma seal oma lauas just rääkisin, see oli väga tore lugu. Lissabonis ükskord, see oli juba selle viimane, see oli üle eelviimane. Lissabonis pargis keerasin omale kanepi suitsu ja tuleb ligi üks politseinik, tõmbab ninaga, et tervist, et te vist tõmbate kanepit. Ma ütlesin, jah. Et vaata, et politseitööst vabal ajal ma olen tegelikult džässiklubi administraator, et täna õhtul esineb Letizia Vasconelles. Et sa ei taha tulla või? Muidugi tahtsin. Ja siis veetsime meeleoluku õhtu, saime väga heaks sõpradeks, ma hakkasin teda kutsuma 3. politseinikuks ühe Iiri absurdi näidendi järgi. Järgmisel päeval või järgmisel nädalal või millalgi see oli, kutsus ta külla õhtusöögile, mille oli valmistanud ta ema. Ja siis järgmine kord, kui ma Lissaboni jõudsin, siis ta enam politseinikuna ei töötanud, vaid oli juba üleni džässiklubi administraator ja kuna ta politseinikuna enam ei töötanud, siis sai tema kaudu osta ka niisugust head ja korralikku kvaliteetset kanepit mõistliku hinnaga. Pikk ja viljakas sõprus ühesõnaga. Väga, kestab siiamaani, tema mõju ma ei mõelnud välja. Väga tore. Aga tõesti, aplaus.